Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad! US Open aasta viimane Suure Slami turniir on ukse ees ja Matšpalli podcastil värsked tabelid eile õhtul tulid välja, on laual. Mina endiselt saatejuht Gunnar Leheste ja minu kaassaatejuht Riho Kallus minust üle laua. Tere! Ja põhjus, miks me seda podcasti nii hilja päeval teeme, oleks võinud ju hommikul 6 juba ära teha, on selles, et me lasime oma saatekülalisele ka natukene magada, kes saatekülaline on ennast kuidagi USA-sse komandeerinud. Allar Hind, tere sulle! Tere! Räägi, Allar, võib-olla kõige huvitavam küsimus, mis sa USA-s teed? Kohe pärast meie broadcasti lõppu lähen VTA seminarile ja kohtumistele ja seda on nüüd terve nädalavahetuse siin. Ja siis järgmine nädal saan ka mõned päevad meie tüdrukutele kaasa elada. Seminaridel tuleb jutuks ka Tallinna Open kuidagi või? Eks ikka, aga eks seal on ka väga palju sellist suuremat pilte, mis puudutab siin kalendreid ja kogu sellist nii-öelda struktuuri, mis nii-öelda VTA struktuuri ja turniiride struktuuri, et ka see on hetkel teemaks. Oled siis hetkel suures õunas, saan aru? Jaa, tunnen ennast õunas praegu, jah. Aga me jõuame rääkida nii Tallinna Openist kui ka muudest tennise teemadest, aga alustame ikkagi eilse loosiga. Kaia Kanepil siis vastaseks Martinsova Tšehhist, maailma 69. reket ja Anett Kontaveidil Kristian, ma loodan, et ma hääldasin rumeenlanna nime õigesti, maailma 76. reket. Kui puhtalt avaringi vaadata, siis Riho, mis mõtted sul tekkisid? No viimastel aegadel nüüd lugenud ka siin natukene meediast, mida kirjutatakse ja räägitakse siin juba potentsiaalsest kohtumisest Serena Williamsiga. Kujutan ette, milline see Serena Williamsi karjääri lõpetamise üritus võib seal Artur Ashe staadionil olla, siis võib-olla meil on juba piisavalt kogemust ja teame, et kui me räägime ikkagi maailma tippmängijatega kohtumistest, siis ei ole mõtet siin kiirustada ja ühtegi ringi ette vaadata. Kas või võtame siin sellesama Kaia Kanepi vastase Martinsova, kelle matši siin viimane kord, kui Anetiga ta mängis, ma ka kommenteerisin, kui Anett oli 6-3, 3-0 kaotusseisus ja tõeliselt raske mäng. Imekombel Anett tuli sealt välja, nii et mina võtaks väga rahulikult ring korraga ja ütleks, et siin ei ole midagi lihtsalt ei Anetil ega Kaial, et kõik peab toimima, ise peab väga hästi hakkama saama. Teame, et Kaial oli tegelikult siin mure Washingtoni poolfinaalis kõhulihasega ja tegelikult ta finaalis mängis ju fantastilise turniiri, aga finaalis enam tugevasti servida ei saanud. Anett ka võib-olla ta ei ole saanud piisavalt palju mänge nüüd enne Ameerika lahtiseid, aga vähemalt tervise koha pealt peaks kõik korras olema, nii et mäng korraga. Allar, kuidas sul tunded, mõtted seoses avaringi mängudega? Ma kõigepealt tuleks tagasi meie eelmise Wimbledoni siin ennustuste juurde. Tuli just praegu meelde, et üks Coca-Cola on kuskil soolas. Väga hea. Kes selle võitis, Allar või? Väidetavalt mina, jah. Valist küll, jah. Aga selles mõttes ma olen 100% nõus Rihoga, mis puudutab Kaia kohtumist Tšehhi mängijaga, et nii palju kui vaadata mismoodi keegi mänginud on, siis ja ma arvan, et ehedalt meeles ka just see Anetiga kohtumine vastasel, et seal ei ole midagi lihtsat ja ega tegelikult ka ütleme, Aneti vastane, võib-olla on veel selles kontekstis natuke nagu nii-öelda tundmatum, kuid maailma top 100 mängija tänasel päeval ei ole sul vahet, et oled sa seal 35 või 85 või 76, et tegelikult on väga rasked mängud. Et siin ongi vaja ring korraga vaadata ja siit nii-öelda tuult tiibadesse saada, nagu me siin kuulus
kuulus ekspert siin ütles ka kuskil, et kui minema saab, siis võib lõpuni ära panna. No ma võib-olla oma poolt räägin, kuidas see kuulus ekspert üldse sattus siia Eesti pealkirjadesse, et TEN-i ülekannete omanik Discovery siis annab aeg-ajalt võimalusi siis küsitleda eksperte või siis saavad ekspertid oma nii-öelda nägemusi läbi Eesti vahendajate ja seekord oli just niipidi, et saabusid meile Mats Vilanderi laused, et kui Anett alguses minema saab, siis võib minna lõpuni välja ja loomulikult kõpsti mõtlemata panime loomulikult üles, et miks me peaks sellist head kraami raiskama. Riho, me sinuga ka natuke neil rääkisime, et kas hetkeseisuga ei ole mitte liiga optimistlik ennustus? Noh jah, me kõik teame ju, mis eelmise aasta lõpus juhtus ja millises heas hoos Anett oli, aga juba on olnud selliseid momente väljaku peal, vähemalt me oleme näinud kõiki Anetti mänge jälgides, et juba Wimbledonis hakkas seal paaris mängus Wimbledoni võitjate vastu Anett mängis fantastiliselt head tennist ja tal on olnud juba sellised hetke, mis meenutavad seda tennist, mis ta eelmise aasta lõpus mängis, nii et mine sa tea, et kui saab minema ja saab sellised head mängud alla, siis ma arvan, et kõike võib juhtuda, et ega kui me sinuga, Gunnar, oleksime siin eelmise aasta kevadel istunud ja rääkinud, et Anett on aasta lõpuks maailma teine ja mängib aasta lõpu finaalturniiri, siis me oleks samamoodi vist rääkinud, et mis seeni sa nüüd söönud oled, aga see on reaalsus, nii et ega ei tea, kõik on võimalik. Allar, oled sama meelt, et Anett on võib-olla mitte 100%, aga äkki 70-80% tagasi? Jaa, kindlasti on ta tagasi, et Hamburgi turniir näitas seda, et ta on tagasi ja tegelikult kõik need mängud ju mingis kontekstis on näidanud, ta on võimeline, et võib-olla veel mitte nii-öelda kõik turniirid järjest ja kõik mängud järjest, aga see ongi, see on väike selline klikk ainult selle jaoks, et kõik nii-öelda õiges suunas läheks ja õigele poole kalduks, aga üldiselt siin võta ükskõik sellest 128 mängijat on sul tabelis ja hakata siin ütlema, et kui keegi minema saab, siis läheb lõpuni välja, et üks nendest läheb lõpuni välja, et see on nagu fakt. Et kes see täpselt on, täna siit, mul on oma favoriit olemas, aga kas ja kus, et seda on nagu väga-väga ennatlik nagu siin ennustada või öelda. No nimeta ära see favoriit, mis sa siin keerutad? Kas praegu on see koht? Ei, mulle nagu, ma ei tea, kuidagi Simona Halep on nagu tagasi minu jaoks, et päris huvitav oleks vaadata, mismoodi ta nüüd siin US Openil läheb, et üks turniirivõit all, küll ta vist järgmises turniiris seal loobus, aga et ma loodan, et tal midagi viga ei ole, midagi tõsist viga ei ole, aga minu jaoks on ta väga huvitav näha, et mismoodi ta selle US Openi nagu vastu peab, üle elab ja mis tulemusena. Jah, Halep võitis siis Toronto finaalis Beatriz Haddad-Maijat, kellel võib ju ka korraks peatuda, et tõeline komeet sellel aastal ikkagi igal väljaku kätel võib öelda, et võime tõsta favoriitide reas päris kõrgele või? Jah, üks mängija vist, kes servib üldse kõige kõvemini tuuril naistest peaaegu, et täpselt, kui on hea päev, siis võib kõike juhtuda ja tegelikult, kui siin rääkida veel, mis praegu hetkel toimumas on, samasugune mängija on ju põhimõtteliselt ka ju Petra Kvitova, kes on täpselt samamoodi viimasel ajal, et Petra Kvitova heal päeval võimalik ka kõiki üllatama ja on ka viimasel ajal jälle ennast näidanud väga heast küljest. Emma Raducanu mänginud nüüd viimasel ajal praktiliselt samasugust tennist, nagu ta siin Ameerika lahtiste finaalis mängis ja loomulikult on Wimbledoni võitja Rybakina, Cory Gauff ja mina mainiks ära ka Amanda Anisimova kindlasti lisaks siin Allari poolt Halepi nimele. No Allari favoriit Simona Halep on näiteks Unibeti pingereas teisel kohal, ma usun, et sama meelt on ka teised kihlveokontorid üle maailma. 8,0 on tema koefitsient võidule, Iga Swiatek loomulikult favoriit number 1, 4,75
ja siis on Rõbakina ja Savalenka juba võrdselt 14 peal, Kauf edasi. No Sabalenkal ei ole midagi teha, tal tuleb Kaia vastu. Sabalenkat võime siit kohe ära kustutada. Aga Anett oli kus? Anett on kaugel. Anett on väga kaugel, selleks peab lausa Control F-iga leidma ja Anett on 51 alles koefitsient ja no ütleme, et esi 20 hulka seal favoriitide seas ei mahu. Aga kui Kaiale tahtsid panustada? Kaia turniiri võidu koefitsient 201. Ei, ma lihtsalt mõtlesin praegu seda, et kui Kaial ikkagi esimese ringi matš, mis on üliraske matš, kui peaks õnnestuma see matš võita, siis Arina Sabalenka on selline mängija, kelle vastu Kaial sobib mängida. Et see ei saa kindlasti Sabalenkal lihtne olema. No talle ju mängisid, kus nad mängisid meil? Nad mängisid viimane kord nüüd ega see Austraalia matš viimane ei olnud, nad peale seda veel mänginud. Austraalias mängisid ju 16 hulgas vist oli see matš enne igas Fiantaki matši. Jaa, Austraalia 16 hulgas ja Kanepi võitis 5-7, 6-2, 7-6. See oli see moment, kus ta unustas ära, kui pikk see tiebreak otsustavas setis on, mis võib-olla päästis Kaia, jah. Aga küsimus on, mis Kaial see kõhulihas teeb kindlasti, et kas ta saab servida korralikult, et nüüd on natuke saanud puhata ja mõned päevad on nüüd aega seal New Yorgis kosuda ja harjutada, et kuidas tervislik seisund, see on kindlasti väga tähtis. No aga räägime ikkagi Aneti teisest ringist ka. Kogu maailm sellest räägib, nendes, kuidas selle nimetatakse, prediction, nendele asetatud mängijatele joonistatakse ka alati välja ja seal paratamatult teine asetus pannakse alati poolfinaali. Aga me ju eeldame ikkagi, et Teresa Martinsovast tema oli Kristjan Rumeeniast, kes pole alates veebruarikuus, kus juures tuuril üldsegi mänginud Dohas või seal Kataris viimati. Teine ring ja Serena Williams. Väga magus. No, seal vast on hoopis suurem küsimärk, kas Serena Williams saab Tankakovicist jagust. Jah, et ega Serena Williamsil ju viimasel ajal väga võite ette näidata ei ole. Nüüd ta on tegelikult siin paar viimast turniiri natuke paremini mänginud, aga et kas ta üldse sinna teise ringi jõuab, et võib-olla see karjääri lõpp piirdub siin selle avaringiga, et see ei pruugi üldse lihtne olla. Aga arvata võib, kodupubliku ees kindlasti annab endast maksimumi ja raske öelda. Teadeski, et see on tema viimane turniir. No jah, just täpselt. Annab, kui see võimalik on veel rohkem kui maksimumi, et kindlasti on seal mingisugune eriline hingamine tal sees. Ja võib aga loomulikult paljudel endal seda energiat täna sees on, et hingamine hingamiseks, aga just, et palju seda võimu ja jaksu tegelikult on ja eks ju noored tüdrukud sealt tagant tulevad usinalt peale, et kiirust natukene teised. Nojah, ja võib arvata kindlasti, et seal on kindlasti publik kõvasti taga ja see maja on igal juhul täis kõik need mängud, mis Serena New Yorgis mängida õnnestub. Ma usun, et seal on väga-väga kõva toetus, et palju see Serenat aitab, aga eks tal ikka see liikumine on parematest päevadest ikka päris kaugel, et see asi on seal väljakul väga kiire. Aga kas Serena hirmufaktor, millest on aastaid räägitud, on see veel alles? Ma arvan, et see on kõikidel mängijatel ikkagi mingil määral on see loomulikult suur aukartus astuda Serena vastu väljakule, et ja eriti veel Artur Ashe peal kindlasti. aga jah, mängutase ei ole kindlasti see, mis parematel aegadel. Täna pigem see aukartus on Artur Ashe staadionil astumisel rohkem kui Serena vastu, et eks mängijad ju ka tunnetavad seda, et ta on ikka väga kaugel nendest parimatest päevadest, et ta on nagu haavatav igast küljest. Kuskilt kuulsin või jäi silma, et tabeli alumine pool alustab esmaspäeval, et siis Anett esmaspäeval ja Kaia teisipäeval. Nägin ka uudist, kus Serena mäng oli esmaspäeval, jah. Et mis tähendab siis ka, et Anett on esmaspäeval. Vist ise tegin mõne nädalat tagasi, kui Serena teatas oma karjääri lõpetamisest, et need esmaspäeva õhtused piletid on väga hinnas ja piletid on üsna laes, et äkki Allar mõtled endagi pääsme maha müümisele? Tuled kohvriga koju? Kuidas me sinna kõigepealt vaatame, kuidas staadionile pääseb üldse.
et seda pääset ei ole veel, et alati on küll kuidagi saanud, aga loodan, et ka seekord. Mis meil naiste turniirist veel on silma hakanud, mõned põnevamad vastasseisud, ega vaatasin siin kiirelt asetatud mängijatest, ega kerge ei ole kellelgi selles mõttes, et Iga Swiatek, Jasmine Paulini, kindlasti Swiatek võidab, aga näiteks Paula Badosa, Lesia Tsurenko, kindlasti ei tule kerge matš Badosale, Badosa ei ole ka maailma parimas vormis hetkel. Kes meil siin veel? Danielle Collins, Naomi Osaka on põnev vastasseis kindlasti. Vaatame ka, kus on meie Anissimo Putintseva. Meie Rebecca Peterson on Anna Kalinskajaga avaringis mängib. Jah. Hadad Maia, Anna Konjuh, Caroline Garcia. Peatume vast temal ka vähe pikemalt, et Caroline Garcia, mäletate veel sellist mängijat, ta on tagasi? See on väga meeldiv, et ta on tagasi. Ta on selline atraktiivne mängija. Täiesti annab palju juurde tuurile. Võitis siis Cincinnati turniiri ja Poola turniiri juuli lõpus finaalis Anna Bogdani üle ja Cincinnati finaalis alistas Petra Kvitova ja muuseas ka sellised mängijad nagu Petra Martinsi, Maria Sakari, Elise Mertensi, Jessica Pegula ja Arina Sabalenka, et ulme. Ja sealt tuleb Peterson Kalinska ja teise ringi vastane, sealt Garcia ja Qualifier. Peterson Garcia mängu vaataks küll. Jah, võib-olla teise ringi potentsiaalne matš. Aga Riho, kui siit nagu teisi mängijaid veel, sa nimetasid, eks ole, Hadad Maia oli üks aga samas ikkagi mul on nagu tunne, et keegi nagu sellist nii-öelda domineerinud ju ei ole seda hooaega või naiste teenist üleüldse, eks ole, pikka aega, et siit on ikkagi väga, väga keeruline kedagi jällegi välja noppida, et kes see üks või kaks võiks olla, kes kuskile edasi saavad või lõpuni välja lähevad, et on vist nii reaalne ka. Ja ka vaadanud ja mängu kommenteerinud. Ja täpselt nagu sa ütled, et ja kõik, kes on siin pead tõstnud kordamööda ja näidanud head vormi, nendel ju kellelgi ei ole ju ütleme nii, et Grand Slami finaali kogemust isegi ei ole ja rääkimata Grand Slami võidu kogemust, et see on hoopis midagi muud, et me võime ala näiteks Corey Kauf, eks ju, et sa võid ju küll väga heas vormis olla, aga kui sa ühel hetkel oled seal ameeriklatsiste finaalis, kas sa siis saad öösel magada või ei saa, et see on nagu omaette küsimus. Et ega seda kunagi ei tea. No ma võin lugeda huvi pärast juulikuust pärast Wimbledoni, kes on meil turniire võitnud. Lausanne'is 250 Petra Martic, Budapestis 250 Bernarda Pera, Hamburg jälle Bernarda Pera, Palermo Irina Carmelia Begu, Varssav Caroline Garcia, Praha Puskova. Nii august ja tuleme USA-sse Kasatkina, Silicon Valley's, San Jose's, Ljudmila Samsonova alistas Kaia Kanepi Washingtonis, Simona Halep Toronto ja Cincinnati Caroline Garcia ja Clevelandi finaali me alles ootame. Jah, kui sa nüüd seda nimekirja siin ette loed, siis ma julgeks küll öelda, et ainukene, kes siin võib-olla sellest nimekirjast võiks pretendeerida Grand Slami võidule, on võib-olla Simona Halep, et ma väga ei usu, et ükski nendest teistest turniiri võitjatest nüüd Grand Slami võidaks. Jah, kui keegi võib-olla luges Justine Henani intervjuud tänasest LPS, siis küsisin, et kui suur on hetkel mängijate ring, kes võiksid US Openi võita ja ma panin kohe sinna teise küsimuse ka otsa, et eeldades, et see number tuleb väga suur, siis et kas see on praegu hea või halb, et see on suur. Justine ütles selle peale, et oleneb tujust, ma võin öelda ka 128. Jah, Justine ütles väga õigesti, kes tennist müüvad ja nagu organisatsioonid nagu ATP ja VTA, loomulikult nad tahavad ju staare, kes oleks tuntud miljonitele ja kui siin selles samas artiklis, mis seal oli, eks ju, et kui suur kuninganna Serena oma viimase Grand Slami võidu võttis, peale seda on 14 Grand Slami võitjat, et ega neid nimesid nüüd suvaline inimene tänavalt nimetada väga ei oska. Et see on see ühtepidi probleem võib-olla, et müüa nagu laiemale rahvale selliseid superstaare. Teistpidi tennise jälgijal on alati see huvitav, et kunagi ei tea, mis saama hakkab. Jaa. Lähme meeste juurde või? Tiitlikaitsja Danil Medvedev. Kas on praegu
tiitlikaitsja vormis? Mina no vabandust, Talle, räägi. Räägi. Ma tahtsin... Ei räägi sina ennem, saad ikkagi ekspert. Ja. Just. Ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma julgeksin täna Danil Medvedevi mõne teise mehega ühele pulgale panna, et Danil Medvedevi võimalused võib-olla Ameerika lahtisi võita ei ole oluliselt suuremad kui Rafael Nadalil ja võib-olla ka Carlos Alcarazil ja me teame, et siin üks austraallane mängib oma parimat hooaega ja on võimeline üllatama ja võitma ükskõik keda, kas ta nüüd iseasi, kas ta turniiri võiks võita, aga ta on võimeline neid kõiki mehi turniirilt välja lülitama, et esimene mees, kes talle vastu tuleb, on vist Danil Medvedev, 8. finaalis oli vist Kirjosel. Jah, et ei ole Danil Medvedev minu jaoks nüüd nii suur soosik. Jah, ma siis Medvedevi lähiajalugu tutvustaks inimestele, et Cincinnatis kaotas poolfinaalis Tsitsipasele, Montreali avaringis või teises ringis, kus ta alustas Kyrgiosele ja enne seda ei olegi midagi säravat, kuni tuleb Halle ja see oli siis juuni keskel juba, seal ta siis finaalis kaotas Hurkačile. Aga Medvedev pole loomulikult ainus mängija siin meeste tabelis, et kus meil Nadal alustab. Nadali vastaseks avaringis Rinki Hijikata Austraaliast, esimest korda kuulen, saanud wildcardi põhiturniirile. Aga kas Nadali teekond poolfinaali finaali on selline lihtne jalutuskäik või mitte? Kindlasti mitte. Schwarzmann, Šapovalov. Mina ütleks, et see meeste tabel hakkab nagu samat mõõtu võtma, mis naiste tabel on siin pikka aega olnud, et kindlasti nagu ka Riho ütles, ei ole Medvedev sellises vormis ja sellises hetkes, kus on nagu kindel favoriit turniiri võitmisele ja mul on natuke ka tunne, et ei ole ka täna Rafa Nadal sellises hoos, et ta kuskiltki midagi lihtsalt läbi alutaks, et siin on neid, ma arvan, neid komistuskivisid võib siin tulla iga ring, et võib-olla selline tundmatu Hijikata Austraaliast ei ole ehk see, aga miks mitte järgmine ringid siin Fonini ja Karatsev võitja, ka ei ole midagi nagu tegelikult erilist, aga need vennad võivad oma heal päeval ikkagi üht-teist teha, ja vaadates siit edasi ka, et jällegi siit nüüd üks nimi välja võtta või kes oleks nüüd favoriit, see läheb ikka nii keeruliseks, et seda on täna nagu väga keeruline teha. Jah, ja siin võib mitmeid huvitavaid üllatusi tekkida, kui siin nüüd neid tabelis vaadata, kes siin kellega kokku satuvad. Austraallased omavahel, 2 head sõpra, lapsepõlvesõbrad on siin nüüd sellel aastal ju imelist paarismängu mänginud, võitsid ju Austraalia lahtised Kirjos ja Kokinakis, ma räägin, kohtuvad esmakordselt omavahel üksikmängus avaringis. Kirjost me teame ju, mis Kirjos see aasta teinud on, aga samamoodi Kokinakis mängis alles nüüd ju 5 setis Tsitsipasega ja võitis ka see aasta, minu teada, kas ta vist Miamis võitis Jannik Sinnerit ja Gael Monfilsi, et see on ülipõnev esimese ringi matš kohe. Ja seal on, võib-olla oma suurt comebacki tegev Dominic Thiem kohtub ju siin kohe Pablo Carreno Bustaga, kes just võttis Montrealis oma esimese Masters-sarja turniiri võidu, see on kindlasti äärmiselt põnev vastasseis vanameister Andy Murray ja argentiinlane Francisco Cerundolo, kes on ka siin ikka imetennist viimasel ajal mänginud ja päris keeruline tabel kindlasti on ka Carlos Alcarazil, sest et argentiinlane Sebastian Baez on küll võib-olla rohkem liivamees, aga ülikeeruline ja raske vastane. Nad viimane kord küll eelmine aasta vist seal Next Generation finaalturniiril kohtusid ja selle matši küll Alcaraz võitis, aga sellest hetkest on nii Baez kui Alcaraz on ikka väga kõva tõusu teinud ja selles tabeli pooles, kusjuures on veel selline mees nagu Borna Ćorić, et kes nüüd siin vaatas Cincinnati turniiri, siis
nägid, millist tennist on võimeline Djoric praegu mängima, lülitas seal kõigepealt Rafael Nadali turniirilt välja ja lõpuks võitis oma elu esimese Masters tiitli, nii et ja üks väga huvitav esimese ringi matš veel on Diego Schwartzman ja Jack Sock, mõlemad mehed on top 10 ära käinud, küll Jack Sock aastaid tagasi, mäletatavasti Jack Sock oli see mees, kes mängis Jürgeniga Prantsusmaa lahtistel, kui Jürgen 5 setis võitis teda, nii et Jack Sock on võimeline ka ikka imetennist mängima, kui tal parajasti tuju on, et siin sellest tabelist sõltub väga-väga palju, et siin võivad need paigutatud mehed siin vabalt ka koju minna siin esimese paari ringiga, mitmed. Lubage, ma annan teile panustamisvihjeid ka. Danil Medvedev, võidukoefitsient 3,10, Nadal 5,0, Alcaraz 6,0, Kyrgios 9, Tsitsipas 13, Sinner 16, Fritz 24 ja 26 on Auger Aliassim. No mina ise hoian pöialt, et saaks teoks selline vastasseis 4. ringis nagu Botik, Van der Schanschulp ja Taylor Fritz, sest need on 2 meest, kellest ma viimati olen tenniseajakirja kirjutanud meistriklassi loo, et vaatame. Aga davai, teeme see ennustused ja räägime natukene VTA turniirist ka. Kes tahab alustada? Klassikaline, kes on finaalis ja kes võidab ja Eesti naine jõuab kui kaugele? Allar. Alustame naistest või? Alustame naistest ikka, jah. Oot, siis tuleb ju tabelit. Nii, mina ütlesin, et Halep võidab ja Halep on finaalis, ta on vist seal alltabeli poolel, on ju? Kui ma nüüd ei eksi. Sul on trükitud tabel ees. Meil on trükitud tabel ees, jah. Halep, kus sa oled? Sakari on kindlasti all. Sakarile tehti abielu ettepanek siin näidismatšis. Ütles ära. Näidisabielu ettepanek. Näidisabielu ettepanek. Sain ka mina targemaks, et Sakari on siis suhtes Kreeka peaministri pojaga. Aga Halep. Ei leia, kadus ära mu tabelist. Üleval. Teise üleval, jah. Teise poole üleval. Ja alumise poole üleval. Jah. Ikka alumine pool, jah. Nii, jah, okei. Siis Halep ja Swiatek finaal ja Halep võidab. Toho. Parim Eesti naine. Ja Anett on veerandfinaalis. Ja mehed. Mehed on niimoodi, et Tsitsipas võidab. Keda? Ja aita mind nüüd, kas ta on üleval või all. Ma ei suuda Tsitsipas on üleval on. On üleval, jah? Jah. Tsitsipas on üleval, nii et alt saad siis Nadali või Umber või? Jah, ma valin Nadali. Okei. Riho? Nii, mina teeksin siis sellise pakkumise, et hoopis jõuab finaali Amanda Anisimova ja Cory Gauff. Kes Cory võidavad? Gauff võtab välja Simona Halepi ja no paneme siis, et Cory Gauff võidab. Paneme Cory Gauff võidab. Parim Eesti naine jõuab kuhu ja kes see on? Finaali ei saa seekord panna, nagu see tavaliselt panna. Paneme siis veerandfinaal ja Anett. Nii, ja meestest mina pakun võitjaks loomulikult ikkagi noormehe Rafael Nadali, noormehe, kes kindlasti kuidagi lonkab läbi need 7 ringi jälle erinevate vigastustega ja tõstab selle karika jälle pea kohale. Ja ma pakun, et ta mängib finaali, paneme Nick Kyrgiosega, see oleks huvitav. Oleks. On see võimalik või? On. Üks on üleval, teine on all. Kyrgios, Nadal, finaal. See oleks väga äge. Mina ütlen ikka, Swiatek võidab ja keda ta võidab? Võidab loomulikult üks nimi paistab silma, aga no ma ei tea. Mats Villander. Aita välja. Mats Villander ei mängi. Ei, Mats Villanderi vihje peale lähen välja, et iga Swiatek võidab seekord Anett Kontaveit. Finaalis. Ja seal on ka eestlase vastus. Meestest ma ei usu, et Kyrgiosit jälle välja tõmbab sellise puraka, et Kyrgios võib muidugi esimene rinka koju minna, Kokinakisega ei ole üldse lihtne talle. Aga kelle me siit ülevalt võtame? No
no Medvedev ikkagi lohiseb finaali ja võidab seal sellist inimest nagu Holger Runet. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, teine teema, miks me üldse Allari toru otsa võtsime, et 24. september vist on see tähtis kuupäev. Hakkab pihta Tallinn Open Tondil. Kaugel me oleme ettevalmistusega? Ma küll lootsin, et te võtate mind see toru otsa selle nagu, et ma ikkagi tennise ekspert, aga no, ma saan aru küll, selles mõttes on teil õigus. Aga ei, no kaugel me oleme, et ma arvan, et meil on enam-vähem paigas asjad, kus midagi tuleb ja nüüd on vaja elektripistikud majas üles leida, et kõik asjad ära ühendada ja et tuled põleksid ja oleks nii rahval äge kui mängijatel hea ja neid oleks hästi vastu võetud ning ma loodan, et päeva lõpuks me suudame tekitada publikule ka sellise ägeda, isegi ütleks võib-olla show või sellise mõnusa feelingu saalis, et nad tunneksid ennast sealt mõnusalt ja oleks mõnus ka tennist vaadata. Ja loomulikult, kui Eesti tüdrukud mängivad pikalt, siis tuleb publik saali saada ja nende käest nii-öelda viimane välja pigistada. Publiku käest viimane raha välja pigistada või? Ei, mitte raha, et viimast raha me ei suuda välja pigistada mitte kellelgi, et pigem see viimane emotsioon. Et kogu see energia sinna saali jätta ja tüdrukud finaalini välja nii-öelda hõisata ja karjuda. Minu küsimus, Aller, ma olen sind pommitanud selle küsimusega juba nädalaid, et kes siis mängivad? Kes on registreerunud? Ütleme neid registreerunuid siin on, ega täna ju tegelikkuses kedagi kindlat selles kontekstis kindlat öelda ju ei saa, aga nii palju, sest nad võivad ka maha võtta ennast enne tennise reeglid, et panevad ennast kirja ja päeva lõpuks võtavad maha, kuid seda nimekirja siin mingi hetk vaadates ma julgeks öelda, et tuleb selline väga tugev 205 VT 250 turniir ikkagi. Sa ei taha ühtegi nime välja öelda, jah? Ma ei ütleks praegu ühtegi nime välja, jah. Puhtalt juba sellepärast, et meil on mingid kokkulepped, et me ütleme nad kuidagi teistmoodi välja. No Ostapenko nimi on selge. Jaa, ma võin 3 nime välja öelda, nad on Kontaveit, Kanepi ja Ostapenko. Ja Malõgina kvalifikatsioonis. Ja Malõgina, jaa. Mis seis on eestlanna Rebecca Petersoniga? Ta on turniiri kirjas. Täna ta on kvalifikatsiooni kukkunud. Kvalifikatsioon, mis ta on maailma 72 või? 82? Jah, midagi nii. Ja. Sealt saime nüüd vihje, et põhitabelis on meil juba kõik top 70 naised. Ei mõtle, ma arvan, et see turniir on oma sellise keskmise taseme poolest väga-väga tugev. Et ma ei ole küll teisi turniire niimoodi vaadanud, mis on need viimane mängija, millal või kus ta peale saab või kus ta seisab. Aga vaadates siin ja lootes, et nad ka kõik tulevad, kui see jääb selliseks, siis ikkagi jah, nagu sa ütled, et maailma 83. või 82. mängija on kvalifikatsioonis. Registreerimine lõpeb nüüd mis päeval? Homme või? Peaks lõppema nüüd, kas mitte esmaspäeval, teisipäeval ei lõppe see. Ja maha võib võtta veel mis kuupäevani? Põhimõtteliselt turniiri alguseni võid sa maha võtta ennast erinevatel põhjustel. Kuidas teil läheb piletimüük ja kuidas sa soovitaksid inimestele, mis päevale piletid osta, sest inimesed tahavad loomulikult Kaiat ja Netti näha? Jah, ütleme, et mina soovitaksin pileti osta igaks päevaks loomulikult ja mitte üksi sellepärast, et me siin ootaksime
nagu sa siin ütled, et rahast tühjaks kõik teha. Aga tegelikult tennis hakkab ju peale kvalifikatsioon laupäeval pühapäeval, kus on teatud meie mängijad ja ka ikkagi väga tugevad maailmatasemel mängijad sees. Ja kui rääkida põhiturniirist, siis jah, kahjuks täna ei ole võimalik öelda, mis päeval, mis kell mängivad Kaia ja Anett, kuid me teame, et sinust esmaspäevast on põhiturniiri algus. Me loodame, kui kõik õnnestub, siis saame näha iga päev, et üks päev siis Anetti, üks päev Kaiat, ehk siis esmaspäeval, teisipäeval ja võib-olla ka kolmapäeval või siis kolmapäeval. Et eks jällegi täna on natuke keeruline öelda, mis päeval keegi mängib, kuid nagu ma olen öelnud, alates esmaspäevast, ma arvan, väga kvaliteetset tennist. Et pettuma kindlasti ei pea, et siin on neid mänge päeva jooksul üsna mitmeid, mis on igati kaasaelamist ja vaatamist väärt. Piletimüügi tempoga te olete rahul, et selliseid tühje tribüüne me ühelgi päeval ei näe? Rahul selles mõttes, rahul me oleme siis, kui meil on kõik piletid maha müüdud loomulikult. Täna seda tehtud kindlasti ei ole veel ja eks siin kogemust ütleme selle poolest ei ole, et millal kuskil, et võib-olla ennast Grand Slamiga võrrelda, kui esimese 3-4 päevaga on põhiosa piletitest müüdud, on natuke keeruline, aga nagu ma ütlen, et ma ju nagu ei muretse selles mõttes, et ma tean, et esmaspäev, teisipäev kindlasti on Eesti tüdrukud väljaku peal, ehk siis inimestel on põhjust ja võiks olla põhjust tulla saali kaasa elama. Ja ka loomulikult ideaalis oleks võinud ju selle 30 minutiga, kui piletid müüki läksid, kõik maha müüa, aga tänasel nii Covidi perioodil ja kuidas inimesed plaane teevad, on võib-olla seda liiga sinisilmne loota. Aga ta vaikselt läheb ja praktiliselt finaalipiletid on suures pildis seal, ma ei ütle välja müüdud, aga ütleme, et enamus saali on täis täna. Kui suurt tuska teile valmistas see, et Parma turniir on ka 250 ja on samal nädalal? Mina ütleks, et ei valmista tuska üldsegi, et pigem võib-olla vaadates on see turniiri seltskond täna meil liigagi tugev, et selles mõttes ikkagi me rõhume ja soovime, et meie tüdrukutel oleks võimalikult hea ja mõnus teekond finaalini välja mängida, et neid kodupubliku ees võimalikult palju mängimas näha. Aga ma arvan, et see mängijaid on täna edetabelis piisavalt palju, et mõlemad nii-öelda mahuvad või kõik mahuvad kuhugi nädalasse ära või kuhugi turniiri ja teiseks iga mängija teeb oma kalendrit, et ma isegi pigem ütleks, et see on selline positiivne, et ta seal täna olemas on. Riho on tükk aega vait olnud, et Riho sa ju ka käsi juures, korralduse juures, et ei, ma tahtsin võib-olla lihtsalt Allari jutu peale lisada, et Allar siin korra mainis, et jah, et ideaalne lahendus on see, kui satub see turniir niimoodi, et Kaia ja Anett on mõlemad erinevatel tabeli pooltel ja igal õhtul on siis õhtusessioonis meie oma tipp mängimas, aga kas me võime täna, Allar, kindlalt kinnitada, et igal juhul teisipäeva õhtul ju eestlanna mängib? Või on ka kolmapäeval oli esimene ring, ei olnud? No esimene ring mängitakse 3 päevaga. Okei, siis võib kolmapäeval ka veel olla, jah? Jah, ta võib ka kolmapäeval olla. Kaia, Anett, saad väga lihtsalt mängida igal päeval ja kohtuda isegi finaalis, kui Kaia tõmbab siit US Openilt näiteks veerandi või poolfinaali välja? No fakt on see, et nad ei kohtu enne veerandfinaali Tallinnas, kuna nad on mõlemad paigutatud. Et see on vähemalt hea, et Kaia oli ju esimene, kes Ameerikas jäi paigutamata, et suure tõenäosusega Kaia ikkagi on ka paigutatud ja enne 2 esimest ringi nad ikkagi ei tohiks omavahel mängida, loodetavasti. Allar, ma küsin nii, et kas lisaks Anetile, sa võid ka mitte vastata,
on registreerinute nimekirjas ka veel mõni top 20 mängija? On jah? on Ostapenko. Ostapenko, okei. Peale tema? On küll, jah. Aga kas on ka näha, et huvi on üle mere tulijatelt? Sa mõtled Soomest? Ei, üle suure lombi ikka. Jaa, on küll. On jah? Okei, see on väga hea. Ja. Mis veel korralduslikult teha on peale selle, et pistikusse tuleb panna ja siis jälgida seda elektri hinda? No tegelikult on päris intensiivne periood tegelikult on hakkamas, et noh, ma ütlen kõik asjad ja Riho oskab siin veel täpsemalt öelda, tuleb ju täna kokku jooksutada, et ma arvan, me oleme portsu nii-öelda tegevusi ja tehnikat sinna kokku nii-öelda rentinud ja täna on vaja see kõik panna ka mängima ja tekitada sellest üritusest see üritus, et siin on veel minna on mõnusat, et ma arvan, et eks me viimaste minutiteni veel proovime ja teeme, et eks meie jaoks kuus asi, ma arvan, kas või sama Hawkeye, mis on tulemas, et Delfis saab lugeda muuses, kuidas seda paigutatakse ja kui usaldusväärne see on. Et üks pool ongi nii-öelda, et jah, me täna on Hawkeye'ga käed löödud ja ma tean, et inimesed tulevad ja panevad oma kaamerad üles, kuid tegelikult kogu see teema nii-öelda, kuidas ta kokku läheb ja kuidas ta kokku jookseb ja kõik muu, et ka meie jaoks nagu huvitav jälgida ja vaadata, et võib-olla meil ei olegi seal nii palju endal kaasa lüüa, aga tegelikult on üks osa suurest tervikust ja peab nagu päeva lõpuks sinna ekraani peale ka jõudma see pilt. No iga suur ürituse lahutamatu osa on ju ka vabatahtlikud, et kuidas teil nende värbamine on läinud ja mis te omalt poolt saate lubada vabatahtlikele, kes veel tahaksid tulla? No, ma arvan, see lubadus on see, et miks üldse vabatahtlikuks tullakse, et esiteks on, ma arvan, inimese enda selline huvi ja süda on õige koha peal ja teiseks on huvi ka selle tegevuse või nii-öelda selle turniiri vastu ja ma arvan, et kogu see organisatsioon täna saaks nagu organisatsiooni poolt saab öelda, et vabatahtlik saab olla üks osa suurest tervikust ja suurest sellisest, ma arvan, maailma mastaabis ikkagi tugevast sündmusest ja näha ka väga kvaliteetset tennist selle juures ja olla nende inimestega ühel või teisel moel nagu seotud. Ja ma arvan, et see ongi tegelikult vabatahtlikule üks suuremaid väärtusi, et rääkimata sellest, et me ju ikkagi tahaksime väikese tänukotikese ka vabatahtlikule tekitada, et see, ma arvan, et ta selle tänukotikese pärast ei tule nii palju kui selle pärast, et olla osa sellest üritusest. Ma kohe otsin nüüd aadressi ka, kuhu vabatahtlik peab kirjutama, et üles anda või on sul see peas? Ta võiks kirjutada, mis pidi see on, kas ta on alfred.varnik@gmail.com või varnik? Varnik.varnik.alfred@gmail.com. Jah, me paneme selle kindlasti artiklisse ja Facebooki ka selle meiliaadressi. Nii palju tahaks lisada Allari jutu peale, et kui nüüd inimene tahab tervet turniiri vaatama tulla, siis kogu turniiri passi osta on päris palju raha vaja välja käia, aga vabatahtlikel on võimalus ju kogu aeg seal juures olla ja samas ka mänge vabal hetkel jälgida, nii et see on teistpidi väga, väga hea võimalus saali pääseda kogu aeg ja kes Foorus tennisekeskuses on käinud, siis kindlasti VTA turniiri nii-öelda set-up ja kogu see sissepääs ja kogu see tennisekeskuse kasutus saab olema täiesti pea peale pööratud ja midagi sellist ei ole varem Foorus keskuses olnud, nii et see on kindlasti huvitav. Midagi suuremat kui see Eesti-Läti matš oli või? No jah, seal on hoopis teistpidi, et majja juba sissetulek on maja tagantpoolt ja suured avatud alad ja vippalad, mida ei olnud ka Eesti-Läti matši ajal, et see on täitsa teistmoodi. Kindlasti, et nii, et soetage pilet õigeaegselt ja tulge vaatama. Jah, et kurb oleks ju, et tabel tuleb välja ja avastada, et ei saagi Aneti Kaia mängul, et... No see võib nii olla, jah, et see võib juhtuda, jah.
et me oleme harjunud, et me alati saab, aga ega see Fooruse spordikeskus ei ole kummist ja ega sinna väga palju üle 2000 inimese sinna peatribüünile ei mahu, nii et peab natukene aega varuma selleks, et kindlalt saaks tulla. Ma küsin lõpetuseks veel seda, kas nendele 3 eestlannale on veel lisa oodata, on see võimalik? Jaa, meil on ju, oleme rääkinud, tegelikult on ju 4 wildcardi põhiturniiri, 4 on kvalifikatsiooni, mida me siis jagame turniiri omanikuga nii-öelda. Et täna kusjuures Anetile me ei pea wildcardi andma. Ta on sees, näed, inimene õpib terve elu. Tuleb siit välja öelda, et ta on nii-öelda, kuidas nimetavad siis, et kuna ta paneb või nii-öelda ta on kinnitatud nii meie kui VTA poolt top 10 mängija, siis ta on ilma wildcardita peal. Te saate siis anda põhitabelisse veel ühe wildcardi? Ehk me saame jah. Meil on 2 wildcardi põhitabelisse ja 2 kvalifikatsiooni, et täna me oleme ühe ära lubanud Malõginale ja nüüd meil on 3 veel jagada. Kes otsustab? Otsuseid selles osas veel pole ja ma arvan, et see otsus, eks me Rihoga kaheks otsustame. No otsustame kohe ära siin praegu eetris. Jah, ma võin pakkuda kohe, võib? No jah, kindlasti me võime siin ära... Maileen Nuudi, Katriin Saar ja kes me siis 3. võtame? No Maileen on väga tubli olnud viimasel ajal, siin just võitis jälle turniiri ja ma usun, et Maileeni me igal juhul näeme. Ja ühe jätaks Rebekale igaks juhuks, äkki ta ei mahu ikkagi põhitabelisse. No jah, ega meil siin väga palju, ma arvan, üllatusi tekitada pole, et eks need nende nimede seast tulevad, aga kes ja kuidas, et siis aeg täpselt näitab. Väga huvitav, minul on juba närv sees nii US Openi kui ka Tallinna Openi pärast. Püüan nendele mitte nii palju mõelda, et pulss üles ei läheks, aga näed, paratamatult tuletate meelde. Aga võtta seda tennist nii südamesse. ei, teisiti ei ole ju võimalik. Aga selge, Allar, mis tegevused sul ees ootavad täna siis? Hommikusöök loomulikult 5 tärni hotellis. Ei, hommikusöök on juba söödud. Räägi, Allar, nüüd oma lemmikkohad ära seal Manhattanil, kus sa käid söömas seal ja kus sa käid õhtul pidutsemas ja... Ja. Manhattanist on kaugel hotell või? Ei, Manhattani on hotell. Oho. Aga mis pidutsen? Eile õhtul saabusin, ma olin isegi optimistlik, et suudan siin 9-10 välja pigistada, aga ei suutnud, et kell 8 oli silm kinni ja hommikul kell 2 jälle lahti, et eks need esimesed päevad natuke tuleb niimoodi üle elada, aga nagu ma ütlesin, et tegelikult ma praegu lõpetame riided selga ja kohe kohtumistel, et tunni aja pärast algavad pool tunnikast vaja jalutada veel teise kohta, et nii ta läheb siin järgmised päevad praegu küll. Seal kohtumistel, me ei räägi ju mingitest 2 inimese kohtumist, et see on ülemaailmne konverents. Ja. See on, jah, kõik VTA turniirid on seal esindatud, kes kohal on tulnud. Väga äge. Kaua sõidab tänapäeval New Yorki? 8,5 tundi lendas. Üks ots? Viimane siis? Ja. Vahva. Igatahes jälgime siis US Openit. Peale US Openit võtame kindlasti kokku US Openi enda ja siis enne VTA Tallinna Open turniiri saame loodetavasti rääkida Tallinna Openi tabelitest, et nii sellises rütmis me siin suve lõpus ja sügisel matšpalliga edasi läheme. Üritame siis aasta lõppu mõne pikema ja see ajatuma intervjuu ka ikkagi saada nagu tavaliselt ja vaatame, äkki teeme see aasta viktoriini ka või? Head mõtleme. Jaa. Aga selge, aitäh kuulamast ja kena päeva sulle, Allar. Ja aitäh teile ka. Ja kena päeva sulle, Riho, ja teistele kuulajatele ka. Nägemist! Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.